Tere hommikust! Täna siis sööme, räägin juurde, miks ma söön, kuidas söön, et rasvamassi langetada, shredded saada. Nii hommikusöök, siuke masin müttab siin köögis kuumahu fritüür, siis 40 sekundit on veel, ma panin 2 kanarinda sinna sisse. Kokku siis 20 minutit, nad küpsevad seal sees. Ma 15 minuti peal korraks vaatasin sisse, lõikasin lahti, vaatasin, et ega ta toores pole, ega ta üle ei küpse. Et päris terved kanarindad on suht paks, ma pole varem see sisse visanud, aga muidu olen kõik lihad siin sees teinud. Et päris pull masin, et panni peal nagu niisama enam praadima pole pidanudki, et Krisul huvi tekkis siukse masina vastu. Ma olin alguses skeptiline, aga nagu ikka ma aja jooksul tulen ka tehnoloogiaga kaasa. Et päris äge asi. Ja kanarind valmis. Ja põhimõtteliselt ongi, et õli panema ei pea. Enamus lihad küpsevad niimoodi, et pealt on suht krõbedad, seest jäävad hästi mahlased. Ja nüüd on põhimõtteliselt valmis 2 rinda. Ja lihtne kulturisti klassika, kanafilee, kõrvale tatar. Ja paneme kohe köögiviljad sisse. Külmutatud köögiviljadega sama, lihtsalt viskan selle paki külmutatult siia sisse. Panen kinni. Panen ajaks, ma arvan, siuke 6 minti, siis peaks täitsa okei olema. Ja ongi valma. Nii, hommikusöök valmis. Korralik portsi iseenesest 150 grammi tatat, 250 grammi kanafilee, 400 grammi külmutatud köögiviljus ja kõik taldrikusse hunnikusse kokku. Ja siis omega 3 rasvhappeid, 2 grammi, 2 kapslit kõrvale. Ja põhimõtteliselt päris korralik valgu kogus ka, aga hoiab küllastumustunnet, dieedi ajal on see nagu hea. Ja kuna peale teist toidukorda, peale lõunat teatud aja jooksul lähme trenni ka, siis põhimõtteliselt kindlasti hoian süsivesikud praegu, hoian esimeses 2 toidukorras sees, siis jõuavad nad rahulikult ka seedida ja on natukene see energiavarud on ka rohkem täis siis, kui trenni tegemiseks läheb. Vot, aga muidu hea lihtne. Nii, jõudsin päevaselt töötselt koju, lõunat sööma, lõuna käes 5 tundi on hommikusöögist möödas, nii et siuke hea vahe ja ongi siuke enne trenni kiire snäkk, kiire söömine, antud juhul siis kanarind. See, mis hommikus siis teine pool alles jäi, see siis tuleb praegu lõunaks, tegelikult ma võtsin seda koos koorikleivaga süüa, aga koorikleib oli otsas, ei viitsinud osta ka, ehk siis selle võrra saab õhtul natuke rohkem süüa, ei hullu midagi. Peale seda tuleb trenn, et siis saab siukse väikse kiire lõuna snäki teha ja siis juba peale seda sööme edasi ja siis päeva lõpus räägin ka lühidalt, et mis see nagu süsteem kokku tuleb. Nii, prima, trenn tehtud, kell on enam-vähem 7, õhtusöögiaeg on käes ja vaatame, mis Krissukas tegi meile ülimaitsva õhtusöögi, vaatame, mis see on. Siuke elukas. Nii, jälle fritüüris tehtud muidugi, korralik promo selle fritüürile siin tänases videos. Ma ei tea, võib-olla mingi aeg tüüdime ära, siis enam seda fritüüri teemat väga ei ole. Aga siin on, Krissul on muidugi väiksemad kogused. Ma olen see suurem söödik siin. 200 grammi lõhet, pool kilo kartulit. See fritüüril on siis see mõnus, et samamoodi saab päris nagu krõbedaks, jälle õli midagi pea kasutama. Seest säilitab teatud siukse pehmuse. Siin on mingit muru veits. Ja kalaga samamoodi, et ta teeb päris hästi, teeb pealt krõbedaks ja suudab seest jätta siukse hea mahlasuse. Nii et maitsev toit, mugavalt tehtud, normaalsed makrod, kõik on nii nagu olema peab ja siis 1 toidukord on veel jäänud. Nii, ja räägime, mis aineid ka panema, et tavaliselt rasvarikkama toidukorra kõrvale ma võtan ka natukene toidulisandeid, näiteks see sama D-vitamiin on rasvlahustuv ja siis üldiselt võiks seda ka rasvasema toiduga süüa ja siis ma tavaliselt ajastan ka mingit muu manti, mis mul nagu käepärast on. Siin mul kihiseb siuke Peroka B-vitamiini kompleks, siuke jook, vahet pole, mingiks saab otsa, siis ma seda rohkem veel ei tarbi mingi periood, igaks juhuks võib-olla võtab. Kreatiin monohydraatsid on siuke 5 grammi võtan, suhtid ei unustan võtta, aga siis vahepeal jälle võtan. Võib-olla omad mingit efekti, võib-olla mitte. Ei pea ajastama seda alati peale trenni, pigem ta omab oma efekti niimoodi, et aja jooksul nagu küllastab.
ütleme siis kehas selle vajaliku koguse ja siis sealt peaks tulema nagu teatud mõju nendel, kes seda on nagu tundlikumad selle suhtes. Siis võtan mingit C-vitamiini siia kõrvale, tegelikult seda perakaga ei ole isegi vaja võtta, no siis ma ei võta. Ja siis on tsink ja tsinki ka, selles mõttes, ega ma ei tea ju palju mul tsinki on, mis mul tsingivarud teevad, võtta. Aga kui ta mul siin on, natukene võtan jälle, periodiseerin selles mõttes, et nagu mingi periood võtan, mingi periood ei võta. Toidulisanditega on, aga selles mõttes, et ma ju ei tea tegelikult reaalseid nagu koguseid, mis minu kehas, mis need depood on ja edasi, palju veres on, et kui ma neid eraldi nagu mõõdaks ka, siis oleks adekvaatsem nagu tegevus. Aga mingid sellised põhilisi ma teatud perioodi tagant nagu võtan, mitte suurtes kogustes ja ongi nagu periodiseeritud vormis. Ja magneesiumtsitraat siis on hea bioomastatavusega, et magneesiumoksiidi müüakse näiteks, osad on apteekides, et selle mingi bioomastatavus on mingi paar protsenti, mida täiesti mõtet ärge siit ühes ostke. Magneesiumtsitraat on siuke hea vorm, mis on siuke 9% omastatavust, et te saate reaalselt nagu päriselt magneesiumi ka sealt, et ärge mingi muud siukest jama ostke. Ja ega muud ei olegi selles suhtes. Hommikul võtsin Omega 3 ja kogu muusikana, ega siin mingeid nagu trikke pole, et ei tasu nagu toidulisandite hulluks minna, ega nad suurt nagu väga midagi ei tee, see mitmekülgne toitumine on selle kõige nagu alus. Viimane toidukord käes, kõrt, siuke kõrt, seekord siis rukkikamaga, sisaldab pool kilo keefirit, vähe rasvane, mitte et ma piimarasva kardaks, aga lihtsalt praegu on vaja kalorid kokku hoida, pigem on selle juures natuke kokku, aga samal ajal mahtu säilitan. Siis on siin rukkikama sees, rukkikama on hea jälle selle koha pealt, et siin on 100 grammi seda sees ja esiteks 100 grammis on 15 grammi kiudainet, mis on jõhker pomm ja teine on see, et 100 grammi kohta ta tegelikult annab päris korralikult nagu mahtu juurde toidule, mis jälle dieedil olles, defitsiidis olles on ideaalne asi, et seda häilita seda täiskõhu tunnet, et tulebki sellised toiduained ideaalis valida ja kombinatsioonid päeva peale kokku panna. Kakao, jälle super asi, jälle jõhker kiudaine sisaldus ja väga palju erinevaid muid polüfenoole ja kõiki kasulikke aineid siin sees. Chia-seemned täpselt samamoodi, kiudaine pomm, alfa-linoleenhappe Omega 3 on siin väga suures koguses sees olemas, mis on jälle kasulik asi, mida süüa. Vadakvalk, valgukoguse suurendamiseks ja maitse andmiseks, coconut chocolate flavor ja siis on kass ja kaneelivits peale. Kass ja kaneeliga ka ei tasu hulluks minna, et seal on väga suures koguses, kui tarbite, siis kumariin on sees, mis võib natukene pikk, väga suurtes kogustes võib toksiliseks minna, aga moderatsioonis ei ole hullu midagi. Ja selline toidukord ta on. Ja lisaks, et kui ma teen seda sama kõrti, teen ka kaeraga näiteks, siis ma tavaliselt jätan selle, kui ma näiteks hommikul söön, siis ma kuuma veega koos chia-seemnetega panen kaera, panen liigunema, likku kuuma veega ja siis ta hommikuks paisub, annab hea siuke konsistentsi, hea mahu ja samamoodi vähendab ka nagu teatud antitoitained, mis osades teraviljades ja näiteks chia-seemnetes ka on. Aga need samad antitoitained, need ei ole ka otseselt nagu paanika põhjuseks, et mitmekülgne toitumine tegelikult tagab nagu ilusti selle ära, et ei anna nagu põhjust karta nüüd, et ütleme teravilju. Nii et päev purgis olemas, 2981 kilokalorit, mis ma siin loen oma toitumispäevikust, loen seda, siin on see Prep is life, nii on, ja 319 grammi süüsivesikut, 274 grammi valku, 55 grammi rasva ja 57 grammi kiudaineid, jõhkralt kiudaineid. Tervise Arengu Instituudi soovituste järgi on 13 grammi kiudaineid võiks 1000 kilokalori kohta olla. Mul on, tegelikult isegi väga hull pole, sest 39 grammi kiudaineid peaks olema 3000 kohta, mis mul siin praegu on. Mul on 57, pole tegelikult hullu midagi, täitsa normaalne. Ja jälle, küllustunnet vähemalt, aga mis meil on 10 grammi Omega 3 rasvhappeid, sellest siis EPA, DHA, ütleme siis see sisaldus on natukene muidugi väiksem, aga proportsionaalselt, kuna ma võtsin kalaolikapsleid ja siis sõin 200 grammi lõhet ka, siis 60 on nagu siuksest kalaallikast, EPA, DHA allikast ja 4 grammi on siis chia-seemnetest tuleb siis, on alfa-linoleenhappe. Ühesõnaga long story short, ehk siis erinevatest allikatest suht suures koguses tegelikult
et tavaliselt isegi noh, kui ma mingi päev nagu lõhet söön, ma ei söö tihti, ma söön siuke 1-2 korda nädalas, 1-2 toidukorda nädalas maks, et siis tegelikult seda kalalikapslit ka otseselt ei pea nagu forsseerima sinna juurde. Nii et selles mõttes täiesti normaalne. Valk on suhteliselt kõrge, ei pea olema nii kõrge, 274 grammi valku, täna tuli lihtsalt, vahet ei ole, ei juhtu midagi, võib 300 ka tulla, et mingi teine päev on madalam jälle, oled mis toiduainete valikud ma teen mingi päev, mida ma süüa tahan, võib-olla tahan midagi muud süüa, noh, täna oli kanarind lükkas selle lakkene see päris suur, pool kilo kanane, et see läks pintslisse ja lõi nagu selle valgu lakke, mingi muu päev ma ei söö nagu kana, võib-olla see on kalkunent, midagi muud, see on väiksemates kogustes üldse, et enam-vähem siuke defitsiidi tingimustes 200 grammi valku ma proovin päevas süüa, vahest läheb veits üle, vahest isegi mingi 180 grammi tuleb äkki, ei juhtu ka midagi jälle, ei kaota lihasmassi selle pärast, ei lähe midagi halvasti. Nii et selles mõttes sa võib nagu toitumisega täiesti paindlik olla. Rasvu 55, ka täna pigem nagu madalapoolsem, jälle mingi muu päev on mul kõrgem, eile oli vist mingi 100 grammi siin rasva, täna tuli 55, homme tuleb 70 äkki, ma ei tea, mis homme tuleb, vaatab, mida ma söön homme. Et selles mõttes, kui me kas või nagu olulisuse hierarhiast räägime toitumise puhul, et millest nagu alustada ja siis minna nagu üles, et selle asemel, et mingid pisidetailidega siin põdema hakata, siis kõige alumine tasand on meil, tegelikult kõige alumisem tasand on adherence inglise keeles, siis ütleme, oleneb, kuidas see tõlgida eesti keeles, on ütleme see jätkusuutlikkus või sellest plaanist kinnipidamine on kõige tähtsam ja minu puhul, minu psühholoogilise profiiliga, ütleme, kuidas mulle sobib, on niimoodi, kui mul on pigem paindlikum, ma trackin, aga mul on paindlikum selles osas, et mul on toiduainete valikud, ma saan ise valida, mida ma mingi päev söön, see pigem muudab minu jaoks psühholoogiliselt, ütleme, selle defitsiidi talumise lihtsamaks, sest ju lõppkokkuvõttes, kui ma kehamassi langetan, ükskõik mis inimene langetab enda rasvamassi ja kehamassi, siis niikuinii tekivad seal nagu mingi periood, mingid enesetunded, mille raames nagu ei ole võib-olla kõige parem olla alati ja tahaks võib-olla nagu natuke rohkem süüa, kui see kaloridefitsiit nagu ette näeb. Ja siis sellises kontekstis, mida nagu see sobivam selle inimese jaoks on plaan, seda parem. Nii et see on see alumine tasand, see on mul kaetud läbi selle, et ma teen sihukese lähenemisega nende kaloridefitsiiti, millega mul on kõige lihtsam seda hetkel teha. Ja siis minu jaoks ongi see, et ma seda päevikut täidan ja siis samal ajal annan endale vabadust nagu nende toiduaine valikute puhul igapäevaselt. See hetkel toimub mul kõige paremini, et mul kõige lihtsam seda nagu protsessi teha oleks. Järgmine aste, energia tasakaal. See on siis nagu see järgmine asi, mida nagu vaadata, nagu me üldse mingid pisidetail hakkame vaatama mingite konkreetsete toiduainete valikute puhul ja nii edasi. On energia tasakaal 2981 kilokalorit, see on minu jaoks defitsiit, väga õigesse auku täpselt. Iga inimese jaoks on defitsiit nagu erinev, isegi erineval ajal hetkel erineva kehamassi juures erineva nagu kohanemise juures erinev. Minul on see hetkel nagu piisav, et kutsuda esile neid muutuseid minu kehas, mida ma tahan, sportlikul eesmärgil siis esile kutsuda, milleks on siis antud rasvamassi vähendamine. Nii et energia tasakaal olemas, järgmine tasand, makrotoitained, süüsilikud valgud rasvad. Noh, rasvades selles mõttes nagu alla 50 grammi ma kindlasti päevas ei hakkaks minema, et siuke miinimum 55 on nagu kaetud, mingi muu päev see on rohkem. Valgud, siuke võib-olla miinimum, mis ma nagu sööks defitsiidis olles on enda puhul jälle. See on täiesti, toitumine täiesti individuaalne, see, mida täna videos nägite, see on nagu iga inimene on erinev ja seal on nii palju muutujaid sees, et ärge jumalast nagu vaadake, et täpselt üks ühele sama asja hakkate tegema, ärge kindlasti tehke. Aga minu puhul, minu keha puhul, minu kehamassi puhul ja minu eesmärkide puhul ja minu treenituse ja treeningute puhul siuke alla 80 grammi valku ma päevas defitsiidi puhul väga ei sööks tõenäoliselt. 274 isegi suht palju, mingi muu päev ma saan vähem jälle. Ja siis ülejäänud tuleb sealt nagu süüsifisik vastavalt sellele, mis nagu kaloras, mis see eelarve nagu lubab ja nii palju ta praegu hetkel lubas. Nii et täiesti normaalne päev ja ongi olemas. Ja niimoodi ma nagu panustan neid, panen neid münte sinna, mis on siis mündisiga või mis, kuhu neid kogutakse neid münte. Ja see nagu paned neid münte sinna ja kogud ja lõpuks on sul mingi asi koos. Ja täpselt niimoodi on ka päevad selle nagu protsessi jooksu. Et vahepeal on ikka tõmbab veits sossuks ära. Täna hommikul oli ikka suht nagu laip olla, aga päeva teine pool jälle normaalne. Suht palju nagu praegu prepil olles ja niimoodi nagu keharasvaprotsenti vähendades, sest protsess juba suht pikali kisub. On niimoodi, et päevad hakkavad nagu kahest osast koosnema.
üks osa on see, et pool päeva on nagu sitt olla ja pool päeva on hea olla, aga kunagi ei tea, kumb pool on, vaata. Vahest on niimoodi, et hommikul äkki üles on nagu pool päeva halb olla ja siis ülejäänud teine pool päeva on hea olla ja siis mõni päev on vastupidi niimoodi, et hommikul on või niimoodi, et jah, õhtul on halb ja teinekord on hommikul halb. Nii et, aga noh, see on normaalne, käib asja juurde, et nagu distsipliiniga teeb selle läbi ja eks see tegelikult on lühiajaline asi ja ise endale ma seda teen, nii et ei ole nagu põhjust nagu viriseda. Võt, aga äge. Ega muud midagi, küsimusi on, kirjutage mulle ja pange kanalile subscribe ja pange videole like, kui meeldis ja sotsiaalmeedias Instagramis Siim Veri, pange follow, kui tahate mingi muud contenti näha ja ega muud midagi. Järgmise korrani, peace out.